Tere! Mina olen Kellu ja meie oleme jõudnud aastasse 2020. Ja et natukene peolaineliselt jätkata, siis mul on täna proovimiseks üks mull maasika ja rabarberiga. Selle kinkisid mulle minu sõbrad väga ilusas, kenas, naiselikus, roosa, valge, musta, õrnades toonides pakend. Ja mul tekkis kohe suur soov seda teiega jagada, et kuidas see maitseb ja mis mulje sellest jääb. Aga uuel aastal uut moodi ja nimelt sellel aastal oleme otsustanud, et võiks tooteid natukene hinnata ja mõtlesin välja oma isikliku 5 kategoorialise hindamise skaala, kus 2 esimest on seotud tervisega, ehk siis näiteks toode selle toote kategoorias, kuidas ta tundub, teine siis nagu üldises tervise kategoorias, et kuidas ta üldse tervisele mõjub, siis hinna mõttes on ta mõistlik ja lõpuks, et mis väärtus kogu sellel asjal siis lõpuks on. Nii et selline hinnang tuleb siis nendest 5 punktist kokku ja täna see toode saab siis selle esimese au olla katsejärjes. Aga teeme lahti, vaatame, kuidas see maitseb. No nii, selline ilusas väärikas pudelis jook ja kõigepealt tuletab ta mulle rohkem küll vist veini meelde kui karastusjooki ja pakend selline väga kena. Kuigi mul natukene hakkas puudest kahju, et kas me peame kõiki ilusaid asju selliselt ära pakkima, aga ilus on ta küll, kui seda saab. Nii et okei, aga nüüd on siin üks vägev kork. Ma loodan, et see ei lenda kuskile vastu, ma ei tea mida, lampi või lage. Kui ma selle lahti teen, see tuleb ära. Niimoodi. Head aastat. See oli väga uhke praegu. Okei, tõeliselt korralikule karastusjoogile omane. Nii, aga mul ainuke pidulik klaas, mis mul oli selline. Siis proovime, kuidas see tundub. Kui ilus, mõtle ka, nii kena. Väga pidulik, väga ilus. Väga maitsev peaks ütlema, et tal on õrn selline, vaat siukene maitse, kui maasikast pannakse suhkru alla, siis temast tekib selline nagu siirup. Selline natuke kodune tunne tekib seda maitstes. Ja siis siit kumab läbi selline rabarberi õrn hapukus, aga peamiselt sa tunned seda maasika sellist magusat, natuke suhkrust sellist. Täpselt nagu kodus oleks keegi teinud kas toormaasikast moosi või siis seda maasikat natuke keemunud, siis selline väga hea tunne tekib sinna juures. Ja mõtle, ei lähe see pea ümmarguseks, selles mõttes, et ei hakkagi nagu pea sassi minema. Ja oi, see on hea. See mulle meeldib, ma võiks seda veel juua niimoodi. Nüüd võiks panna sellele tootele siis ka hinnangu, et kuidas ta tervislikkuse poolest on ja maitse ja hinna poolest, et mida sellest arvata võiks. Ja esimene kategooria minu jaoks ongi siis tervislikkuse kategooria, toote kategooria mõttes. Ja mul on hästi hea meel, et selles joogis ei ole säilitusaineid, lõhna ja maitseaineid, selliseid asju. Et ta põhimõtteliselt on naturaalne morss, kuhu sisse on siis gaasi pandud ja suhkru. Nii, ja selles mõttes ma paneksin talle hindeks 7, sest
kindlasti on võimalik kuhugi poole areneda, seda maitset täiustada. Ja järgmine kategooria oleks siis üldine tervislik kategooria ja ma vaatasin, et alkoholivabade jookide osas on peamiselt kas karastusjoogid, õlled, mõned veinikesed, siuksed asjad, kus siis gaas on sees ja võib-olla siukene kõige nagu lihtsam võrdlus oleks ehk siuksed laste nagu joogikesed ja siin sees on lõhna ja maitseaineid ja säilitusaineid ja muud asju ka, mis tegelikult on natukene kurdsegi. Toitumisalased teabe poolest on need suhteliselt sarnased mõlemad. Nii et ma hindaksin seda kõrgemalt ja üleüldise kategooria mõttes siis karastusjookide osas ma paneksin talle 8 punkti. Nüüd ma vaatasin, et kui selle hind on suhteliselt odav ilma soodukate 2,69 pudel ja need on sama suures pakendis, siis see jook Selveris on 6,49, Prismas on natukene odavam. Ma paneksin sellele hindeks võib-olla 3, sest tegelikult morss, gaseeritud morss ei peaks maksma nii palju. Ja maitse osas mulle see väga meeldis. Ta on hästi lihtne. Ja ta hakkab natukene meenutama sellist laste morssi ja lihtsalt laste jooki, kui see gaas siit ära läheb. Ja siis ta läheb natuke õrnalt happukaks ka. Ja ma paneks sellele maitse osas, paneme 7. Nii, ja lõpuks viimane kategooria on siis väärtused, kas ta täidab oma eesmärki. Ma arvan, et selles mõttes ta täidab küll, et ta on siukses, esiteks ta on kenas pudelis, tuleb kenas pakendis, selle üle võiks natukene nuriseda, et me tegelikult võiksime seda jäätmevabalt toota ja selle pakendi siit ära jätta, kui ta on kinkepakend, siis tõenäoliselt mind ta liigutas küll, et ta on ilusas pakendis olnud. Nii et ja lisaks sellele on ta siukene mõnus karastusjook, kui ta on jahe, jahutatult nagu jääkupikute vahel serveeritud. Ma arvan, et see on üks väga mõnus jook ja ta absoluutselt täidab neid ootusi, mis sellele on pandud. Et selles mõttes ma paneksin talle 8. Nii, nüüd liidame need numbrid siis kokku. Ja hindeks tuleb 6,6. Ma tahaks kõigile öelda, et see on puhtalt minu isiklik arvamus, nii kuidas mina asju näen. Et kui sul on sellest mingisugune teine mõte, siis ma ei pane seda sulle pahaks. Aga üldkokkuvõttes mulle see jook väga meeldib. Ainuke üks asi, mis mul võiks veel olla siin südame peal, on just see, et kui ei jõua seda kohe ära juua, näiteks kui ta on lastepidudel, siis ta sobib lastele väga hästi joomiseks, siis siin võiks olla võib-olla kork peal. Et ma kujutan ette, et lapsed on väga mõiad ja nad joovad selle ka kohe ära, aga juhuks, kui ta jääb mõneks ajaks seisma, siis et selleks, et ta paremini maitseks ja ma seda mõju paremini esile tooks, siis võiks ta olla 6 korriga. Et selline jook oli siis täna. Kokkuvõtlikult võiks sellest joogist siis öelda järgmist, et ta on hästi lihtsa maitsega. Siukene rabarbar maasikasõul, kui lahti teha, siis kihiseb hästi mõnusalt. Vahtu on siin täiega palju, mis tekib. Ta on väga kenas pudelis, näeb väga esinduslik välja. Ja lisaks maitse kohta võib öelda, et ta ei ole ei väga hapu ega väga magus, pigem võib-olla natukene hapuka poolsel ja hästi selline mahe, võiks öelda, et natukene meenutab siukest
kodust morsikest. Ja selle pakend on ka hästi kihvt, nii et ta sobib väga super kenasti kinkimiseks. Ja kui sind huvitab ka edaspidi, mida ma siin kanalil maitsen, millest võiks olla sullegi kasu, midagi põnevat siit avastada, siis püsi lainel, uued põnevad videod.